Tere tulemast vaatama Civis Pacemi 143. saadet. Mina olen selle saatesarja saatejuht ja saate toimetaja Erik Poltovski. Ja ma kutsuksin teid täna kuulama jutte Eesti poliitikast. Ja sellest, kuidas maailm paistab Toompea mäe otsast nõnda nimetatud konservatiivse 8 jala vaatepunktist. Konservatiivne 8 jalaks on siis meie peaministri Michali leiutis, uus. Aga 8 jalg ei ole üldsegi paha loom, ta on väga intelligentne tegelane meres ja teatud kalad peaksid teda kartma, refirotikad ka. Kas Eestil on üldse veel tegelikult lootust või söövad meie sisemised ja välimised kriisid, sotside ja oravarottide võimeid ära? Minu arvates õitseb Eestis endiselt selline Eesti NSV mentaliteet ja selleks, et seda kõik arutada. Palunud täna stuudiosse Arvo Alleri, Riigikogu asejuhataja, endise maaeluministri 2019–2021. Ta on olnud ka Ida-Virumaa talupidajate liidu tegevjuht ja Jõhvi vallavolikogu liige. Elukutse on aga omandatud Põllumajandusakadeemias agronoomi erialal. Tere! Tere, aitäh kutsumast! Räägime maailma või meie enda ümber siin kõigest julgeolekust, poliitikast, riigikaitsest, majandusest, toidust. No isegi kultuur on tegelikult meie ümber julgeoleku küsimus. Te võite seda ise oma mõttes konstrueerida, mis juhtuks eesti keelega, kui me kaotame oma, või mis juhtub meie kultuuriga, kui kaotame eesti keele. Muide, ma üleeile tegin hilisõhtul vanalinnas oma õhtust jalutuskäiku ei kohanud mitte ühtegi Eesti inimest. Ainult ühes kohvikust läksin sisse ja seal oli ettekandja, tema rääkis minuga eesti keelt. Ja see näitab see, et minu meelest seda, kuhu me oleme teel. Meil on nii palju immigrante siin. Kusjuures linn oli tegelikult suhteliselt tühi, aga liikusid ainult turistid ja venekeelsed inimesed. Eesti keelt ei kuulnud, mitte kordagi. Nii et me laulsime 35 aastat tagasi Peatega Lasnamäe, aga tuleb välja, et midagi teeme Eesti riigiga praegusel hetkel valesti. Kas on nii või? Ega praeguse valitsuskoalitsiooni poliitika ongi selline, et mis on allakäigu kursil ja see on, kõrvalt on see kurb vaadata ja see allakäigu kurs tähendab nii eesti keele, eesti meele kui ka eesti kultuuri välja suretamist. Edaks näiteks on see sama meie iibe probleem, et meie Eesti lapsi sünnib alla 10 000 juba ja kui nüüd ikkagi mõelda, et tulevad ajad, kus hakkab veel vähenema seda ja kui need praegu sünnivad lapsed, siis saavad sellesse ikka, kus peaksid nemad järeltulijaid saama, siis on olukord veel hullem ja eks seda laste mitte saamist meie praegune valitsus kõigi oma ideoloogiate, kõigi oma hirmutamistega ka soosib. Võtame näiteks sama sõja hirmutamine, majanduse raskused, lisaks soopõhised ekslemised oma vikerkaare lippudega siin välja tulles, kusjuures eriti groteksne on vikerkaare lippu tõmbamine haiglamasti, Viljandi haiglamasti, mis nagu on eriti perversne, kuna haigla on meie tervishoiuasutus, on see, kus lapsed sünnivad, seal antakse uus elu, see peaks olema igatepidi nagu ideoloogia vaba, kuid isegi Sotsiaalministeeriumi kantsler tuleb selle lipuga ja kipub seda lehvitama haigla lipuvarda otsas. Et see ei saa kuidagi olla nagu õigustatud ja kui keegi nüüd tuleb väitma, et see ei ole ühiskonna lõhestamine, siis on otsene tegevus selleks, et ühiskonda veel korda lõhestada. Et on õiged ja on valed. Ehk siis me räägime vähemusgruppidest, me räägime vähemustest, neid on 5% ja selle 5% taktikepi all peavad 95 toimetama. Ma pidasin ka ühe kõne Riigikogus, kus ma pärast sain tagasisidet, et kuidas sa julged sellist asja öelda, et kui me räägime vähemustest, et eestlased on vähemuses. Ja kui me statistika võtame, siis on 1,3 miljonist on kuskil 900 000 on eestlased. Aga kui me võtame reaalse elu, siis nii nagu sa ka välja tõid, õhtul linna peal käies, sa eesti keelt ei kuule. Nii et samamoodi on see, et mina väidan ikkagi, et me oleme vähemusse kohe sattumas
kui me juba ei ole vähemuses, et tegelikult eestlane ja eesti keel ja eesti meel on vähemuses ja paraku praegu selle olukorras, kus valitsus teeb kõike selleks, et seda veel suuremasse vähemusse viia, me ei saa sellega nõustuda lihtsalt. Ainuke variant on see tulevastel valimistel järgmise aasta märtsis, et kui Eesti rahvas tahab muutust, siis ainuke muutuse esile kutsuja on EKRE. Siin muud valikut ei ole. Ja seda näitasid nii kohalikud valimised, et seal, kus said võimu juurde Isamaa, Keskerakond, Reform, seal muutust ei toimu. Kus on EKRE on ka koalitsioonis ja on võimu juures, seal toimuvad reaalsed muutused ja muutused paremuse poole ja muutused inimeste toimetulekut arvestades ja inimest kaasates. Tallinna valimistel, kohaliku omavalitsuse valimistel sügisel tegelikult tehti ju EKRE-le e-valimistega ära. Sõna otseses mõttes, ma ei usu, et see tulemus adekvaatne oleks, et EKRE Tallinna linnavolikogus näiteks välja jäi. Kui palju me saame üldse olla kindlad selles, et järgmine kevad ei tehta nii-öelda EKRE lõplikult ära? Nad ju saavad praegusel hetkel oma prokuratuuri või ütleme süvariigi partei nii-öelda võimul olevate erakondade nimekirja ja väga rahul oleks, Brüssel oleks eriti rahul. Jah, me ei välista seda, et järgmise aasta märtsis võivad asjad minna e-valimiste kaudu võltsimiseks, nii nagu toimusid nii 2023 aasta Riigikogu valimised, nii nagu kohalikud valimised. Et seda peab nagu tähelepanelikult jälgima ja meie ikkagi kutsume oma valijat minema paberkandjal ja jaoskondadesse, kus sa saad anda oma hääle paberkandjal ja see on kindel, ta läheb sinna kasti, kuhu sa selle paned. Et nüüd see sama e-hääletamine, eks ta on usu küsimus ja väga paljud usuvad meie valitsust ka, mis on kurb. Et kui valitsus ütleb, et meil on kõik hästi, siis inimesed usuvadki seda. Aga kui reaalne elu on hoopis midagi muud ja sama on e-hääletamiste mõistes, et kui ikkagi e-hääletamise tulemused tulevad hiljem kui paberhääle omad ja sealt tulevad sisse anomaaliad, kus pannakse juurde lisahääletajaid, siis see ei saa olla usutav, et siin sellise usutavuse juures ma ei kujuta ette, mis siin, keda seal üles hakatakse upitama. Kindlasti upitatakse kedagi ülesse poole, aga et nüüd EKRE-le tervenist ära teha, seda võimekust ei ole. Ma sellesse ei usu, et pigem ma usun seda, et meie valija tuleb aktiivsemalt välja ja väga paljud inimesed tulevad ka meid juurde valima. Kas Eestis on toimunud vasak liberaalne võimupööre? Me vaatame siin, et tegelikult, kui nüüd pidada seda silmas, seda Michali Reformierakonna volikogus peetud kõnet, kus ta meid konservatiivselt 8 jalaks nimetas. Selline väiklane, pisikene arvamuskius, umbes selline nagu sotsid või kes seal olid, kes siis kui EKRE võimule pääses, nimetati EKRE koos Isamaa ja Keskerakonnaga EKRE-ikkeks, eks ole, ja nii edasi, et siin noor sümpaatne tudengipreili Sandra Laul kirjutas ajalehes hiljuti, et eliidi voorus poosetamisest. See oli väga hea lugemine minu arvates. Haritud preili kirjutas, kuidas eliit tõstab nii-öelda õigete hoiakute abil oma prestiiži, aga tagajärgede eest saab vastutada arve ja arve saab tavakodanik. Et silmakirjalikkus sellised ja sellised luksususkumused, ütleme eliidi poolt või nagu nad ennast arvavad, et nad on eliidid või eliiti kuuluvad, räägitakse kaasavusest, mitmekesisusest, euroopalikkusest. Kõige selle terminite taga tegelikult on niisugune voorus poosetamine ja arvamuskius. Ega tuleb tunnistada, et ega see praegune valitsus oma nende sõnavõttudega, nende tagant tühjus tegelikult, et see tundub sellise koolikiusajana, et tal ei ole enam ühtegi argumenti, siis ta hakkab välja mõtlema tähekombinatsioone. On see EKRE-ikke, ega see nagu ei tähenda midagi, et see on lühend
EKRE, Isamaa, Keskerakond, aga see erakond, Reformierakond rõhub just sellele ikkele, et noh, vaata inimestele jääb nagu see meelde, et me saame nagu orjusesse või et viib orjusesse tagasi aga mina ütleks seda, et kui me tahame sellest orjusest lahti saada, siis peab EKRE olema valitsuses, et siin nagu teisi variante ei ole. Nüüd, mis puutub sellesse vooruspoosetamisse, siis ega seda näeb ju meie peaministri, rahandusministri, kõikide praegu valitsuse liikmete nagu esinemistest ja arupärimistele vastamisest Riigikogus. Ega neile rahva arvamus korda ei lähe. Nad tulevad pulti, hakkavad Riigikogu liikmeid sildistama, ütlema seda, et mida nad peaksid tegema, millised on õiged küsimused, millised on valed küsimused. Et see nagu väljendub kogu nende olekus, nende nagu kõneviisis ja see näitab seda, et ega nad tegutsevad selle languskursil ja nende ainuke võimalus on see, et mitte küll tsiteerides Isamaad, et peale meid tulgu või veeuputus, aga et peale seda valitsust, peale järgmisi valimisi, nemad ennast enam valitsusse ei näe, et praegu nagu püütakse nii palju sildu põletada kui võimalik, et ütleme nii, et järgmised valitsejad ei saaks üle sildade tulla või et järgmised valitsejad, ütleme, üks asi on tagasitee, aga et viia meid tagasi normaalsuse juurde, et see sildade põletamine on praegu kõige ohtlikum. Ma olin 91. aastal juba 35-aastane, mäletan Nõukogude aega hästi, kuidas kommunistid, Nõukogude Liidu niisugune, see kommunistlik valitsus üritas kõike inimlikku ja sellist head ja progressiivset tulevikku vaatamist ja kõike seda endale kirja või endale omistada. Ja kõik vastased olid siis sellised täiesti sildistatud, demoniseeritud. Et kas see meil kõik praegusel hetkel kordub? Mul tuleb meelde, et Reformierakonna asutasid ka vanad kommunistid meil Eestis. Paraku tuleb tunnistada, et tegelikult see kordub, et jah, noored mehed, kes pole, ütleme, ja jumal hea, et nad ei ole nõukogude ajal pidanud ellujäämisega tegelema. Et hea on sündida vabasse riiki, hea on sündida riiki, kus on juba sul tehtud, teerajad ette lükatud ja saaksid toimetada oma tegemisi. Aga seda nõukogude aega me küll taga ei igatse, et ärgu keegi arvaku seda, et me siin ülistame seda nõukogude aega, pigem me toome paralleele, sest inimesed, kes mäletavad seda ja näevad praegust olukorda, neil on võimalus paralleele tuua. Nüüd, kui meid inimesi, kes seda ei mäletaks enam, siis meil ei ole ka paralleeli tuua. Me saamegi olla ainult ühes ajas ja siis ma võib-olla arvaski, et praegu olekski kõige ideaalsem aeg. Aga kuna meil on paralleel tuua, mis toimus nõukogude ajal, kus toimus inimeste tühistamine, raamistamine, represseerimine, siis tegelikult praegu toimub täpselt sama asi ja liberaalse poole poolt konservatiivide suunas. Brüsseli õnnistusel, eks ole, jah? Ja Brüsseli õnnistusel, et kui me ütleme, et omal ajal oli juhtimine toimus Moskvas, siis tegelikult mitte midagi pole muutunud, et nüüd toimub see Brüsselist. Ja seda küll praegu selle liberaalse leeri heakskiidul ja õnnistusel ja see tähendab seda, et samasugused repressioonid ja tagakiusamised toimuvad ka praegu. Ja seda kõik meie süvariigi teadmisel, nii julgeolekuasutuste teadmisel kui ka Brüsseli teadmisel. Mul on üks selline küsimus, et aastaid me oleme rääkinud süvariigist ja ametkonna politiseerumisest. Nüüd on tegelikult hakanud seda vist isegi vähemalt Postimehe ajakirjanikud ja kolumnistid sellest asjast aru saama, seal on hakanud artikleid ilmuma. Näiteks siin vandeadvokaat Silver Reinsaar kirjutas ühes artiklis, et üksnes kahtlus, et prokuratuuri käe läbi toimus riigis võimupööre, vajab Riigikogu kiiret sekkumist. Prokuratuur kiusavad taga isegi pensioneerunud riigikohtunikke, näiteks Malle Sepik kirjutas sellisest asjast. Usaldus prokuratuuri suhtes on osa Eesti julgeolekust. Mida teha, kas meil on üldse võimalik midagi muuta ja kui isegi põhiseadust ignoreeritakse?
muidugi on võimalik muuta, eks seda muutust ju hakkas esile tooma EKRE, kui ta oli valitsuses ja ega siis ju toodigi välja need prokuratuuri ka kitsaskohad, kuna prokuratuur algatas ja koos kaitsepolitseiga Eesti parima valitsuse kukutamise, nii et siin välja tuues nüüd värskelt ilmunud Sünnigat 2 raamatut, siis täpselt seal kirjeldataksegi seda, mismoodi toimus tollel ajal võimu kukutamine ja EKRE-st oli vaja valitsus igal juhul lahti saada, sest et EKRE oli ainuke, kes tõi muutusi esile too aeg ja EKRE on ainuke, kes toob muutuseid esile ka tulevikus. Et inimestel ei tasu karta muutuseid, et praegusel juhul hirmutatakse sellega, et EKRE viib tagasi stagnatsiooni või ütleme kiviaega või kuidas neid narratiive meile külge on pandud, mis näitab järjekordselt sellise valitseva poole nõrkust, et ta ei suuda argumenteerida, vaid hakkabki sellise kooli kiusa ja silte külge kleepima meile, et me viime kuskile kiviaega inimesi tagasi. Ei, me ei vii inimesi kiviaega, me viime normaalsusesse, kus iga inimene saab otsustada oma tegevust üle ise, meil ei ole jälgimisühiskond ja mis puutub prokuratuuri, siis praegu on paraku selline seis, et ta võib iga ühe kohta algatada mingi uurimise, aga selle üle peab viima sisse tsiviilkontrolli, kus oleks võimalik parlamendil teostada järelevalvet jõustruktuuride üle. Ma teen siinkohal natukene reklaami kolleeg Urmas Reitelmannile, kes rääkis sellisest kohtu või siis prokuratuuri, nimetame siis kaebusega, süüdistusega Kersti Krachtile ärategemise katsest. Kersti Kracht muide mõisteti õigeks. Ma küsin kohe Riigikogu asejuhatajalt väga olulise küsimuse. Kas meil on võimalik kuidagi peatada riigi ametkonna sellist politiseerimist? Meil on keelatud sõjaväelastele kuuluda erakondadesse, mis on väga õige asi. Aga riigiametnikel ei ole keelatud. Ja võib-olla kogu kurjus sealt või see kogu see pealt pihta hakkabki, et tähendab, kui me anname riigiametnikele voli. Kunagi oli meil üks matemaatik, ma ei teagi, mis ametit ta praegusel hetkel peab, aga ta oli ka Riigikogu poliitik Peeter Loorens. Tema kunagi ütles sellest, et me laseme liiga palju ametnikel suvatseda. No selles osas ma jään võib-olla teisel seisukohal, et ametnikud peavad oma poliitilist eelistust kuidagi väljendama. Me ei saa keelata neil parteisse astumise, et nüüd on küsimus selles, et kui sa oled mitte õiges parteis, siis tekibki selline kooli kiusamine ja sind hakatakse töö juures selle pärast kiusama, et sa välja sööma lausa võib-olla. Ja välja sööma ja tühistama ja viiaksegi sind selleni, et inimene võib kaotada töökoha, nii et selles osas ma olen kindlasti seda meelt, et ametnik peab suutma ohjata. Nüüd seda parteiliini seal kindlasti ei pea olema, vaid et ametnik ohjata, selleks peab olema jõuline ja tugev minister, kes viib oma nägemust ja poliitilist agendat ellu läbi ametnikke. Nii et vaata, ametnikud ei saa hakata ise asju välja mõtlema, et kus nad nõnda nimetatud mõtlevad seaduseid välja. Et seaduste vajalikkuse ikkagi otsustab lõppkokkuvõttes minister, kas seda on vaja edasi viia või parlamenti otsustamiseks või ta jääbki sinna ministeeriumisse. Aga kuidas meil tegelikult praegu on? Praegu tegelikult on see, et ametnikud toodavad seaduseid, tehakse ministrile selgeks, et see on vajalik, kuna Euroopa Liit käsib ja seda julgust ei ole, et hakata Euroopa Liidule vastu, et me võtame vastu neid seaduseid, mida Eestil on vaja. Tehe näide oli nüüd esmaspäeval vastu võetud välismaalaste seadus, kus me Euroopa Liidu direktiivi üle võttes oli võimalus sellele vastu hääletada. Ehkki kui me vastu hääletame, siis tegelikult ta oli otsekohalduvad määrused, see ei oleks mitte midagi muutnud, aga see oleks olnud hetk näidata Euroopale, et Eestis kehtib põhiseadus, meie hääletame oma parlamendiga, kas me tahame seda või ei taha, see oli nende kvoodipagulaste sisse toomine, et kui me ei võtta, siis me maksame ja kui me ei taha maksta, siis me peame pagulased sisse võtma. Sellest jäi
3 häält jäi puudu või tähendab kolm sotsi tegelikult hääletasid veel selle poolt, et 53 häälega, selleks oli vaja 51 häält, oleks sotsid jätnud hääletamata või hääletanud vastu, siis olekski seadus mitte rakendunud ja Euroopa Liidul näidatud, et meie oleme iseseisev riik, me otsustame ise, keda me siia võtame ja kuidas võtame. Seda julgust ei olnud, nüüd alandlikult täidame Brüsseli käsuliini, võtame kõik olulised seadused üle ilma küsimusi esitamata ja kui sa pead vajalikuks ka küsida, sind tembeldatakse riigi vastaseks, putinistiks, mis iganes, sellised kleebised püütakse külge panna, aga õnneks need asjad külge ei jää, vaid see voolab küljest ära selles mõttes, et see on nii ära leierdatud ja sellega enam ei purjeta mitte kuskile. Milline seltskond valib meil riigi kõrgemaid ametnikke? Meil pidi olema mingisugune valimiskomisjon või kuidas seda nimetatakse? Nimetamiskomitee on selleks, kes siis... Kas me teame üldse laiemalt avalikust teab, kes sinna kuulub ja kes neid kõrgemaid ametnikke valivad? See nimetamiskomitee minu andmetel peaks olema avalik nimekiri ja see asub Riigikantselei juures, kes siis need teevad eelnevad taustakontrollid, kõik ütleme kokku materjalid ja siis see nimetamiskomitee siis otsustab ja lõppkokkuvõttes teeb otsuse, teeb minister, et keda ta kuhu võtab. Kes nimetab sinna komisjoni neid valijaid? Erinevad ministeeriumid valitsusest, nii et see on selline suht kirju seltskond, seal on kantslerid, seal on ministeeriumi töötajad, Riigikantselei töötajad erinevatest ametkondadest, et seda ikkagi otsustab minust valitsusega, et ma küll pead ei anna, et ma ei ole sinna süvenud. Aastaid tagasi tegime siin ühe Sivis Paatsemi sellel teemal ja tol ajal veel EKRE-sse kuulunud Peeter Ernits rääkis väga värvikalt, ta oli kirjutas sellest ka muide artikli, kuidas neid kõrgemaid ametnikke valitakse ja kui absurdne kogu see valimisprotsess on. Sealhulgas demagoogiline, lausa demagoogiline. Et kas on võimalik, et selle komisjoni tegevuse üle, kui nad valivad selliseid ametnikke, kes ka suvatsevad suvatseda, kas on võimalik seda komisjoni kuidagi korrale kutsuda või nendele mingisugune kontrollkomisjon omakorda peale panna või? Nii nagu kaitsepolitseile panna on, eks ole, kontrollkomisjon ja nii edasi. Ega seal kas kontrollida, aga see on, ütleme, valitsuse nägemus ja valitsuse tahe, et selline nimetamiskomitee on seal vahel ja läbi selle nimetamiskomitee siis saab ministeerium saab oma seal jõuõlga kasutada, aga selleks, et midagi muuta, selleks peab valitsus muutuma, et me võime tahta siin erinevaid kontrollorganeid teha, nii nagu praegu oli ka erakondade rahastamise järelevalve komisjonile pandi juurde veel võimalus, et ta saab hakata kolmandatelt isikutelt küsima kuludokumente. Et me tahame laiali saata erakondade rahastamise järelevalve komisjoni, need õigused jagada laiali kas siis õiguskantsleri büroole või siis Riigikontrollile. Et seal on olemas pädevus, sinna saab anda juurde raha, saavad juurde võtta inimesi ja need 2 bürood kataksid kogu selle erakondade rahastamise järelevalve komisjoni tööülesanded ära. Nii et minu jaoks on see täiesti mõttetu, aga selleks peab valitsus muutuma. President seda näiteks oma dekreediga teha ei saa? Ei, president saab jätta välja kuulutamata selle seaduse, aga ma arvan, et praegune president seda välja kuulutamata ei jätta. Läheme presidendi valimist juurde vahepeal. Et presidendi valimist on meil sügisel ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna EKRE kandidaadiks on Mart Helme. Ma ei kahtle, et EKRE kongress Mart Helme kandidatuuriga ära kinnitab. Mart ütles, et presidendina paneks ta põhiseaduse taas maksma. Meie eelmises saates rääkis ta sellest ka laiemalt. Teised erakonnad, näiteks Isamaa on öelnud, et praeguse koalitsiooni poolt rikutakse põhiseadust. Näiteks e-valimised on juba iseenesest põhiseaduse räige rikkumine. Kui tõsiselt tunduvad põhiseaduse rikkumised nüüd Riigikogu asejuhataja toolilt vaadatuna? Eks rikkumised toimuvad selliselt eelnevalt kokkulepitult ja süstemaatiliselt, kui ütleme e-valimisi me jälgime kontekstis, kui lugeda põhiseadus sõna-sõnalt.
no põhiseaduslik rikkumine on ka see sama prokuratuuri suva, et ta võib algatada iga ühe vastu kriminaalasja ja sellest lähtuvalt siis võib ka inimesi, mitte süüdi mõista, aga inimese jaoks on karistuseks juba protsess ise, et see juba kurnab piisavalt põhjalikkusega inimest, kes ei ole milleski süüdi, vaid tema peab nagu tõestama inimene, et tema ei ole millegiga midagi halba toime pannud, et selliste linnukeste välja viskamine, et see ei ole näi heana, et selline nagu kompimine käib nagu mitmest poolt, et kas ta nüüd võtab selle asja külge, jääb see talle külge ja selline nagu eraldi võetuna, siis president peaks nagu vaatama, et mis nagu rahval on oluline, on ta see, president saab tegutseda ainult põhiseaduse piires ja jätta seadused kas välja kuulutamata või siis kuulutada välja, et praegusel juhul meie näeme, et praegune president on välja kuulutanud paljud seadused põhiseadusele mitte vastavalt, et ta küll seadus hakkab kehtima, aga meie leiame, et mõned asjad on seaduse vastaselt või põhiseaduse vastaselt välja kuulutatud. Süvariik on, ma väidan vähemalt seda, et süvariik on ohuks Eesti rahvale, see on julgeoleku küsimus, süvariigiga asjad ühele poole saada, et ametnikud ei suvatseda. Minu arvates ametnikkond on loodud selleks, et nad kaitseksid Eesti riiki ja kodanikku, nad kaitseksid demokraatlikku riigikorda seespoolt rünnakute vastu, eks ole. Meil muutub, võib-olla ma kasutan liiga räiget sõna, ametnikkond tuleb välja selliseks riigi vähkkasvajaks. Kas ma eksin? No eks kasvaja on ikka, et ametnikkond toidab ise ennast ja teeb omale bürokraatiat juurde, et sealt see ametnikkonna suurenemine toimubki, et bürokraatia suurenemisega suureneb ka vajadus bürokraatiale veel dokumente juurde toota ja see nagu suurendab ka ametnikkonna hulka. Nüüd selles osas ma olen sinuga nõus, et ametnikud peavad teenima riiki ja inimesi. Praegu nad teenivad ise ennast, ja ka ütleme valitsust. Tekkinud on selline riigiaadel, eks ole, jah? Riigiaadel nimetame jah, et kui sa oled ametnikkonnas, kes teenindab nagu oma ministeeriumi, aga ta ei vaata nagu sealt välja, mis tegelikult on nimetatud põllu peal toimub ja on inimestele vajalik, siis see ei saa olla riigile eriti jätkusuutlik ja ka ütleme julgeolekule põhineb, see on ka julgeoleku risk, et hakatakse töötama teistpidi, ütleme rahva vastu ja rahvast sellega tekitatakse olukord, kus võib tekkida rahulolematus. Nii et ma leian, et ametnikud peaksid olema lojaalselt oma riigile, nad peaksid nägema asju laiemalt ja selles mõttes juhtima ka tähelepanu, kui poliitiliselt tehakse mingeid ettepanekuid riigi kursile halba teha. Räägime majandusest, kuna Arvo Aller on oma esimese hariduse poolest agronoom ja see tähendab ka majandusmees, et seoses üleilmse kriisiga räägiks Eesti toidujulgeolekust. Meil on üks kindralist Issi poeg upitatud maaeluministriks. Eesti 200 on juba iseenesest ebausaldusväärne ja ärklev selline Johhaidi partei, nagu nad ise ennast nimetasid selliseks. Me ei mõelnud siin midagi välja. Et kes jälgib ja kuidas jälgib, et riik kriisi olukorras oma julgeolekuvarud omaks. Ma mäletan üks 25 aastast tagust skandaali, kui avastati ühel hetkel, et Eesti teravilja reserv on pihta pandud, lihtsalt ära varastatud. No nii ta on, et ega praegune regionaal- ja põllumajandusminister nende varudega ei tegele, et kui EKRE oli valitsuses ja mul oli au olla maaeluminister, siis toiduvarud olid ministeeriumi allata. Ja ma arvan, et me väheseid, kes käis ka reaalselt kontrollimas neid varusid, et mul nõunik Andrus Toss käis konkreetselt koha peal, vaatas üle olemasolevad varud, mis oli paberi peal kirjas ja mis oli tegelikkus.
et noh, nagu me teame, siis üks asi on paberi peal oli kirjas, et meil on makarone, kui minna sinna teraviljatehasesse kohale, siis tegelikult makaronid toodetakse Lätis ja meil on ainult vili selle tootmiseks, et noh, see protsess oli nagu selline algusjärgus, et kui me rääkisime kogu aeg toiduvarudest ja inimese esmase nagu koduse tagavara olemusolest, siis kõigepealt oli see asi nagu, noh, inimesed võtsid nagu sellise reservatsiooniga, et meil niikuinii seda vaja ei lähe. Kuid kahjuks tuli meil koroonakriis ja siis tekkis inimestele reaalne vajadus nädalane varu koju endale nagu osta ja et oleks endal nagu olemas. Et see nagu palju õpetas, inimesed said väga palju targemaks, väga paljud ka lähtuvalt sellest ajast on ka hilisemalt omal hoidnud toiduvarusid nädala varu kodudes, noh, küll seda aeg-ajalt uuendades ja eest ära tarbides, siis noh, see peab inimestel olema olemas. Nüüd riigi kontekstis EKRE valitsuse ajal hakati looma varude keskust, kõigepealt olid seal ainult kütusevarud, hiljem on sinna lisandunud toiduvaru, siis on lisandunud ravimid, veterinaarravimid, võib-olla tulevikus sinna lisanduvad ka mingid põllumajanduse kontekstis, on teis väetised, seemned, mineraalained, et seda me veel ei tea, aga praegu varude seis, ütleme, Eesti katmiseks ei ole piisav. Praegu nagu rõhutakse kriisipoodidele, noh, mis on iseenesest väga hea, et on olemas poed, mis saavad hakkama ilma püsiva elektriühenduseta, on teis generaatorid ja ise toimivad, mis on väga hea algatus ja noh, inimestel siis peab selleks olema sularaha, et nad saaksid neid toiduaineid sealt poest osta. Nii et noh, kindlasti on mõeldud sammud edasi, kuid praeguse olukorras peaks liikuma kiiremini, et sinna tuleks teha need ühekordsed investeeringud ära, on ta siis ladude näol või siis ka lepingute uuendamise näol, et see nagu kiirendada toidujulgeolekut ja toiduvarude olemasolu ja suurendada seda. Tegelikult sellega on kiires, et me ei tea kunagi, kui äkki võivad need kriisid paisuda üleilmseteks, eks ole, mis praegusel hetkel maailmas toimuvad. Seda küll ja selle toidukriisi kontekstis tasuks nagu mõelda, et noh, põllumehed see aasta küll veel külvavad, et siin selle väetise toomisega oli rasked, aga noh, põllumees on selline innovatiivne, et ta suudab ajas opereerida kiiresti ja ka teha ka muudatusi. Nüüd ongi mis on Eesti vajadus, et kas ta nüüd peab põllumeest omal toidujulgeoleku tagajaks või ta peab toidujulgeoleku tagajaks seda Rail Balticut, kes hakkab siis meilt ühte asja välja viima ja siis nõnda toitu tagasi tooma. Aga see ei ole toidujulgeolek, et mina arvan, et meie toidujulgeoleku tagavad ikkagi Eesti põllumehed. Meil Eestis tahetakse refikate juhtimisel ja siis noh, teatud majandusteadlaste, näiteks noh, majandusteadlane Eamets tema soovitusel pensioneid külmutada ja makse tõsta. Peale sunnitud selliste Euroopa Liidu poolt peale sunnitud progressistlike selliste programmide rahastamiseks, mul leiab selline mulje, on seda raha vaja. Kas valitsus on meil Euroopa Liidus selliste peale surutud tegevuste täitja või on neil mingisuguseid valikuid ka? Mul tuleb meelde see, et näiteks pensionide väljamaksmine sujuvalt muudeti ära täiesti märkamatult. Enne oli niimoodi, et vanainimesed said pensioni kas 5. kuupäeval või siis kui see 5. kuupäev langes nädalavahetusele, siis päev enne. Nüüd lükati rahulikult see asi teistpidi, et noh, oodake, pärast nädalavahetust saate. Kuigi need pensionid ei ole meil kuigi suured ja inimestel on tavaliselt see pension juba 5. kuupäevaks ammu ilma läbi. Inimestel on jah, see ette kulutatud juba. Kas see on märk, et valitsus ei saa eelarve kasutamisega hakkama, et äkki on meil riik täiesti pekki keeratud juba vabandusväljenduse pärast? No ega riiki me peame ikkagi ohjama nii, nagu need võimalused on. Ega, kuna me ütleme, see praegune valitsus
viib meid allakäigu kursil ikkagi ja pekki keerata saab seda mitut moodi, et meil on nagu tähtis, et järgmised valimised, et Eesti rahvas tahtes muutust annab meile nõusoleku ja voli valitsusse minna ja siis me teeme ka reaalsed muutused, mis teevad Eesti inimese elu paremaks. Nüüd selle eelarvega ja pensionite vähendamisega, EKRE sellega kaasa ei lähe, et pigem me vaatame eelarve sees summad, mida on võimalik kasutada Eesti rahva huvides. Ütleme ausalt, Rail Balticu 400 miljonit tuleks lihtsalt ära võtta, sest see raudtee on üks paar rööpaid mitte kuhugi. Et ei tahtes mitte vähem väärtustada Häädemeeste inimesi, aga metsa sisse viia raudtee, mis asub 15 kilomeetrit Häädemeeste keskusest, et saaksid sinna Teivasjaamad ja Urissaarde. Ma ei näe sellel perspektiivi, see on raha matmine sohu, et teeks selle 400 miljoniga midagi head Eesti rahva jaoks, on ta siis toidujulgeoleku, oma pensionite täies mahus maksmine ikkagi, eelselt see jälle tähendab seaduse muudatust, et 5. kuupäeva eelselt oli eelnevalt, et kui 5. kuupäev sattus nädalavahetusele, siis enne nädalavahetust maksti raha välja. Kõik see on ikkagi tarkvara arenduse taga, et need Sotsiaalministeeriumi haldusalas olevad tarkvara uuendused, süsteemid, need ei kannata kriitikat, seda uuendatakse seal aastakümneid, midagi targemaks pole saanud, ainult see, et pensionite maksmine lükati päevad edasi. Kui nad nüüd pensioni indekseerimise ära lõpetavad ja külmutavad pensionid, siis kui palju see võib mõjutada järgmiste Riigikogu valimiste tulemusi? Ma arvan, et seda ei hakka praegu keegi tegema, et nad ju annavad endale aru kõik, et pensionite indekseerimine ja külmutamine on samamoodi tee mitte kuhugi, et siis ei ole sul ei valijat, ei ole sul toetust ei maapiirkonnas, et tegelikult pensioni indekseerimine, pensioni vähemaltki määrane tõus on ainuke lootus praegu inimestel, kes on oma väärika elu jooksul teeninud Eesti riiki ja nüüd saanud välja teenitud vanaduspensionile ja see on nende ainus võimalus pensionit natukenegi suuremana saada läbi selle indekseerimise. Nii et EKRE on küll sellel seisukohal, et meie selle indekseerimise kaotamisega kaasa ei lähe, vaid meie võib-olla tahes seda paremaks teha. Et kindlasti tasub seda üle vaadata, aga ära kaotamise juurde me kindlasti ei lähe. Lugesin kevad-talvel, et valitsus pakub kohalikele omavalitsustele tuugeniparkide rajamise lubamise eest toetusi. See on jälle üks niisugune progressistlik projekt, millele siis valitsus raha raiskab meie taskust. Muidu, näiteks põlevkivijaamade tööle panekuks ei anta ju mitte sentigi, eks ole, või põlevkivi energeetika tootmiseks. Olgugi, et see alandaks elektri hinda. Aga mõttetute tuugenite ehitamiseks anname. See on minu meelest selline seaduslik altkäemaks, võiks nimetada võib-olla isegi korruptsiooniks seda või? Nimetame seda ikkagi altkäemaksuks, et seda võimuga kauplemiseks. Ja ka seda saab kasutada võimuga kauplemiseks, et ikkagi kui sul ikka omavalitsusele on 1 miljon tulemas selle eest, et sa paned sinna tuugenid või need ventilaatorid sinna püsti, et arvestamata oma inimeste, oma rahva seisukohti, siis see on puhtalt võimuga kauplemine. Ja selle rahastuse millegipärast nad veel tunnevad hea meelt valitsus selle üle, et nad on sellise korruptsioonimaigulise meetme välja töötanud, et kui me teeme kõik selleks, et tuugenid saaksid püsti mingisse omavalitsusse, siis selle eest veel premeerime ka neid, et tegite hästi tööd, kiiresti tegite ja tuugeni omanikud saavad hakata raha korjama nii riigieelarvest kui ka börsilt elektrina näol. Nii et selles mõttes on see minu arust väga kahjulik Eesti inimestele, seda rahastust saaks kasutada täpselt hoopis teise, kas või omavalitsuse võimekuse suurendamiseks. Seal ei pea olema tingimust, et selle võimekuse suurendamise sildi all me lubame enda territooriumile panna tuugeneid, mis on kõrgustes 200-300 meetrit, et see ei ole kindlasti vastuvõetav. Mulle tundub, et siin riik või valitsus kasutab
sellist altkäemaksu, mis on nagu lubatud millegipärast võimule, aga tavalisele inimesele või ütleme siis kas või mõnele ärikale ei ole, et see on topeltmoraal. Meil on topeltmoraaliga, täiesti topeltmoraaliga valitsus. Tuleb tunnistada, et nii ta paraku on, et praegune valitsus on sellised topeltstandardid, et mis on neile lubatud, ei ole kellelgi teisel lubatud ja mida keegi teine enda arvates teeb seaduslikult, siis need võetakse vahele ja võetakse vahele või kleebitakse neile külge mingi kriminaalasi ja pahandus. Et selles osas tuleb tunnistada, et praegune valitsus on topeltstandarditega. Ma lisaksin siia juurde veel kolm case'i, et näiteks Omniva erastamise, kui üks riigi ettevõtte on nii kasumlik, et seda saab müüa, sest ta hakkab eraomanikule kasumit tooma, siis müümine minu meelest sellisel juhul on riigi reetmine, sellepärast see asutus peaks tooma kasumit riigile, see tähendab rahvale, rahvas on omanik. Nüüd mingisugused ametnikud otsustavad, et näiteks Eesti Post või Omnia erastatakse. Samas räägime Eesti Energia hiigelkasumist, millest meil oli hiljuti alles uudis. Et kuidas see sai tekkida, kelle arvel? Kas Eesti rahva elektri hinnaga röövimise arvel? Samas põlevkivienergia on meil pandud, eks ole, keelu alla ja ehitatakse tuuganeid, mõttetuid tuuganeid, mis nagunii ei kindlusta meid energiaga. Ja kolmandaks on põlevkivi kaevandumisõiguse müümine. Mõnede miljonite eest müüdi miljardite teenimise õigus sisuliselt. Kas selliste tehingutega tahetakse tagada, et riik ei saaks valitsuse vahetudes enam põlevkivi elektri tootmist taastada? Või milles on küsimus? Jah, ega see ongi selline järjekindel suund praegusel valitsusel nii Reformierakonnal kui Eesti 200-l, et põlevkivienergeetika ära lõpetada, mis tähendab seda, et ka järgmine valitsus, kes tahaks realiseerida, et inimestel oleks taskukohane elektrivõimekus, elektrienergia oleks tagatud juhitavate võimsustega kuni tuumajaama valmimiseni, siis selle põlevkivienergeetika ja põlevkivienergia taaskasutamine võtab aega, see ei ole võimatu, aga see tehakse võimalikult raskeks, võimalikult pöördumatuks praegu, et järgmistel valitsustel oleks igati nõnda nimetatud motivatsioon sellega mitte enam tegeleda. Aga tuletame meelde, et Eesti oma ressurss põlevkivi tuleks kasutada Eesti rahva hüvanguks ja Eesti inimestele soodsa hinnaga elektri tootmiseks. Nüüd selle põlevkiviväljade müümine VKG-le, äritehing, VKG-l on väga hea meel, nendel on kaevandusväli kindlustatud, ei saa mitte midagi pahaks panna. Ettevõte, kes tegutseb põlevkivi valdkonnas, pakub ka mingil määral õli tootmises konkurentsi Eesti Energiale, nii et täiesti tervitatav. Nüüd see protsess ise, kuidas Eesti Energia poolt välja nägi, see on muidugi küsimärgistatud, et kui nüüd Eesti Energia sellest kaevaväljadest loobus, siis loomulikult nad said oma ressurssi kasutada mujale. Muidugi on totter olukord see, et Narva karjäär pandi kinni ja jääb ainult Estonia kaevandus, et nüüd see koondamine ja sotsiaalmajanduslikud probleemid Ida-Virumaal võivad hakata kätte maksma tulevikus, et praegu ta võib-olla tundubki on selline ettevõtte sisene konsolideerimine ja optimeerimine, aga laiemalt Ida-Virumaa kontekstis on see, võib tekitada katastrofaalseid tulemusi ja nüüd seda põlevkivist väljumist tasandada nõnda nimetatud õiglase üleminekufondi rahastusega ei ole ka õige. Õiglase üleminekufondi rahastus oleks pidanud olema uute ettevõtete ja töökohtade loomine Ida-Virumaale. Sellega ei ole hakkama saadud, raha on ära kasutatud, seal võib küsida, et kui otstarbekalt või mitte, aga nüüd kui planeeriti seal kaevandustes on kuskil 4000 töötajat, et tuleb 1200, tuleb õiglase üleminekufondi kaudu, ma arvan, seal võib-olla mingi 400-500 töötaja kohta on tehtud, nii et see ei ole ka oma eesmärki täitnud, et mina ikkagi ja EKRE leiab, et me peaksime kasutama oma ressurssi, oma kompetentsi, meil on põlevkivis väga hea kompetents ja seda siis rakendama Eesti riigi hüvanguks, on ta siis õlitootmise näol,
energeetika näol ja muude tegevuste osas. Kas valitsuse halduskulusid peaks vähendama? Halduskuludest moodustavad, vist ilmselt, ma ei teagi kui suure osa, aga moodustavad Euroopa käsu peale mõttetult sellised leftistlikud võõprogrammid. Sellisel juhul peaks nagu olema valitsusel raha küll ja sellised tegevused nagu see maksuse tõstmine või pensionide külmutamine või riigi kasumlike ettevõtete mahamüümine peaks olema lausa keelatud. Ei, selge see, et riigi ettevõtted, mis toimivad Eesti rahva hüvanguks, neid maha müüa ei ole otstarbekas. Et minu jaoks ongi nagu küsimus see Omniva tegevus, et selle maha müümine, ma ei näe sellel otstarbekust. Omniva peaks olema inimesel kõige esimene lähim koht kas või regionaalkeskuses. Et kui seal kohalikud postikontorid pannakse kinni, regionaalkeskuses peaks jääma. Paraku on suund see, et maakonnakeskustes olnud postkontorid liigutatakse linna äärde. Ja see tähendab seda, et siis on jälle hea põhjus öelda, et aga inimesed ei käi sealt, siis ei ole ka mõtet seda lahti hoida. Kui sa viidki postkontori, viid bussijaama kõrvalt, viid linna äärde, linnaliini bussipeatuse lõpppeatusesse, kus peatub võib-olla 2 bussi ainult, siis see loomulikult see rahvas ei. Aga kui sul on maakonnakeskuses bussijaama kõrval, kuhu tulevad kõik maakonnaliinid kokku, sealt viiakse ära põhjendusega, et ei ole rentaabel, siis tegelikult peaks, ja omavalitsus on ka appi tulnud, et ta pakub oma võimalust, et kas või mingi trendi pinda seal osaliselt katta. Ja Omniva on ikkagi nii jäik, Omniva on kaubamärk, et Eesti Post ikka. Et Eesti Post on nii jäik, et ta ei ole valmis vastu tulema ja inimestele seda teenust pakkuma seal maakonnakeskuses, siis on ikkagi juhtimises on mingi viga. Ja hästi kirjakandmine ei ole kasumlik teenus. Pakiteenus, pakiautomaadid on kasumlik. Minu arust see peakski olema tasakaalus, et ühega kaetakse teise kulusid ja on ta riigieelarvele soodsam ja saakski sellega kaetud ja oleks ta regionaalselt oluline ettevõte, oleks regionaalselt põhjendatud ka rahastus riigi poolt. Nii et selle ongi kasumlikke tegevusi mõistlik juurde võtta selleks, et katta seda teise poole kahjumlikkust. Nii et ühelt poolt pakiteenus on kasumlik, kirjakandmine on kahjumlikum, sinna maksab riik peale, riik võib siis seda tasaarveldust teha, kui ta võtab Omnivast dividenti ja pärast annab sinna tagasi, ettevõte võib seda enda sees teha, nii et selleks ei pea ilmtingimata seda raha eelarvesse kandma ja siis tagasi ja nüüd ma ei kujuta ette, mis see lisandväärtus sellega saadakse, kui see Omniva ja Eesti Post maha müüakse. See ei anna mitte mingit lisandväärtust. Kas on meil üldse teada see, et Eesti küll uhkeldab sellega, et meil on selline e-riik ja internetiseeritud ja me oleme võrgustatud igatepidi. Kui palju meil on tegelikult talusid maal, kellel igasugune internetiühendus puudub ja kellel ongi see postiasutus või postkontor külas või Alevis ainukene lahendus? Pigem on see, et maapiirkonnas üks asi on internetita, ma arvan, pole ükski talu, pigem on levi küsimus ja selle interneti levi kohale jõudmine on mobiilsed levid, mobiilsed internetid, et selles mõttes selle ühendusega nagu ei tohiks eriti probleeme olla. Samas postkontor oli suhtlemiskoht. Vanemad inimesed käisid postkontoris, said seal oma teenuseid, mis nad olid, maksete tegemine, ülekannete tegemine. Jah, see maksis raha, aga tal oli koht, kus ta käis suhtlemas, tegi mingit oma inimesi nägi. Nii et ma arvan, et see oli ka suhtlemiskoht ja selline sotsiaalse kokkukäimise üks võimalik kohtasid, aga nüüd selle ärakkaotamisega võetakse veel regionaalpoliitikas inimest veel võimalusi vähemaks, kus nad saavad omavahel suhelda ja mis saab veel kriisiolukorras, eks ole, me alustasime seda majandusblokki sellega, et rääkisime toidujulgeolekust, aga räägime sidejulgeolekust, eks ole, sellisel juhul. Sidejulgeolek ja teine on, või üks asi on see, et Ukraina sõda on näitanud, et side päris maas ei ole, et on sul elektrooniliselt võimalik
oma sidekanaleid pidi informatsiooni jagada. Tõepoolest tehakse kerksuskeskused ja kus saavad inimesed kokku tulla, on ta siis rahvamajad, koolimajad, mingid kogunemiskohad, mis on väga tervitatav tegevus ja aga inimesed peaksid teadma sinna kokkutuleku kohta. Et praegusel juhul nad ei ole ka nii väga teadlikud, inimesed teavad, et seda tehakse, aga mis teenuste seal pakutakse kerksuskeskuses, on ta ainult mobiililaadimise võimalus või on seal võimalus ka muud informatsiooni saada ja võib-olla esmast soojendust seal saada. Nii et ega me liigume sammudega edasi, aga suht väikeste sammudega, et see võiks olla suuremad. Nüüd side tagamine läbi, ütleme, sidemastide on elutähtsa teenuse osutaja ülesanne. Ma arvan, et nad on selleks valmistunud, on ta siis elektritoide generaatorite näol või muul viisil. Nii et selleks on valmistutud ning ei tohiks olla väga suurt muret tekkida maapiirkonnas, kui näiteks side mingi hetk katkeb. Aitäh, Arvo Aller, et tulid siis Paatsemi saatesse. Et meil saab see 3 tundi, mis me tavaliselt oleme endale selliseks standardiks võtnud, saab täis. Ma tänan, et vaatasite siis Paatsemi saadet. See oli 143. saade. Kui te mäletate, siis Paatsem, saate pealkiri on pärit ladinakeelsest sententsist, siis Paatsem parabellum, see on kuulsa Rooma ajaloolase Cornelius Nepose sentence. Siis Paatsem, kui tahad rahu. Me kõik tahame rahu. Nägemiseni. Kõik head.